Tere tulemast meie kanalisse Lexmania, kus me räägime lihtsalt ja arusaadavalt sellisel keerulisel teemal nagu õigusloome ja seadus. Täna me räägime sellisel teemal nagu kuidas saab äriühing parandada oma finantsolukorda kriisi ajal. Ja täna meil on külas üks ekspert, Katariina Holm, kes on investorite klubi kaasasutaja ja finantsplaneerimise ekspert. Yeah? Edendaja. Väga hea. Katariina, mul on hea meel sind näha. Alustame sellest. Kas sa nõustud sellega, et olla online praeguses olukorras ei ole piisav selleks, et päästa oma äri? Jah, ma kindlasti nõustun sellega, sest ega kõik ärid ei saagi online'is toimetada. Näiteks mööblitut, et kindlasti seda ei saa teha. Ja, aga muidugi selleks, et seda rasket aega üle elada, online'is olemine on väga oluline. Aga kas sa arvad, kas see, et sa oled online juba annab sulle võimaluse päästa oma äri või peaks veel midagi tegema? Kindlasti peaks veel midagi tegema, sest ega niisama istuda ja enda interneti jõudu peale loota ei tasu ära. Et peaks ikkagi oma finantsidega tegelema, peaks edaspidi ikkagi suhtlema oma tarnijatega, oma klientidega, vaatama, mida konkurendid teevad, ikkagi nagu tavapärane mudel. Ja siit ka järgmine küsimus, et kas sa saaksid anda 3 lihtsat nõuannet, mida peaks iga äriühing tegema ja kuidas üle vaatama oma rahavood selleks, et üle elada see keeruline periood? Võiks suhelda oma võlausaldajatega, et kas äkki annab perioodi pikendada või summad vähendada või taasarveldus teha või hoopis võlausaldaja on nõus sind ka uue laenuga toetada. See hoopis muinasjutt, vaid täitsa reaalne, kui sa põhjendad ja näitad, et sa oled suuteline edasi toimetada. Kindlasti tasub rääkida oma töötajatega, sest paratamatus on see, et tulevad need kondamised, tulevad palgakärpamised ja oleks hea, et inimestel oleks see info juba ees, sest ütleme niimoodi, need võib-olla kõige nõrganärgelisemad lahkuvad ise, et siis vabastava töökohta, siis ei pruugi koondamised nii suured olla. Igastahes inimestel on õigus informeeritud olla, nii on aus ja sellega nagu kasvab lojaalsus. Ja muidugi nagu peab kõik oma kulud kärpima võimalikult palju, et kindlasti praeguses olukorras jäävad ära kõik need suvepäevad, spordikompensatsioonid, kõik need koolitused ja muud asjad, millega inimesed on harjunud, aga mis ei ole hädavajalik. Mina lisaks omalt poolt ka seda, et tasub ennast kurssi viia, millised võimalused on riigipoolse abi saamiseks, kas on võimalik saada mingisugust hüvitist, kas on võimalik taotleda toetust, mida te saate teha, et faktiliselt oma olukorda päästa. Näiteks kui teil on maksuvõlg, siis me oleme kajastanud ka seda, et mida saaks teha maksevõlgnevusega, ehk siis tõsta oma teadlikkust, et kuidas riik aitab teid praeguses keerulises olukorras, sest mitmete valdkondade jaoks on ette nähtud konkreetsed abipaketid ja miks mitte neid kasutada. See oleks siis selline täiendav võib-olla. Mina omalt pool soovitan ka nendele firmadele, kes ei tegutse Tallinnas, pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, sest reeglina need omavalitsused, mis ei asu tõmbekeskustes ehk suurtes linnades, on väga aldid koostööd tegema ja toetama firmasi peaasja, et lihtsalt inimestel töökohad säiliksid. Okei, aga räägime ka sellest, et mida teha nendele äriühingutele, kes ei saa 2-3 kuud seista, et nendel ei ole sellist võib-olla finantsrahavoogu või nagu rahavoodi või finantsvarusid piisavalt, et kas tasub sellise äriühinguga nagu jätkata või pigem alustada uuelt lehelt? Eks siis probleem ei ole äriühingus iseenesest, vaid ärimudelis. Et kõigepealt peab üle vaatama, mis on sinu ärimudele kõige nõrgemad küll, et kas sa saaksid teha midagi, et seda parandada. Kui järelikult lootust on, siis on võimalik edasi pingutada. Kui ikkagi jõuad arusaamiseni, et tegelikult sinu toode või teenus ei ole nii unikaalne,
et no siis keskendu midagi muu peale. Okei. Ja mina lisaks omalt poolt ka seda, et me oleme varasemas videos rääkinud ka saneerimise võimalusest. Saneerimine on selline faktiline vahepealne versioon sellest, kui äriühingul on rahalised raskused, aga samas ta tahaks nagu jätkata oma tegevust, et siis antakse võimalus teha selline vigade parandus ja alustada nii-öelda uuelt lehelt, kokku leppida võlausaldajatega. Et see on ka selline võimalus, mida tasub kaaluda praeguses kriisiolukorras. Et ei pruugi kõik äriühingud olla muidugi sobilikud sellele saneerimismenetlusele, aga samas see võib olla alternatiiviks ka pankrotimenetlusele, kui olukord ei ole nii drastiline või likvideerimisele siis jah. Katariina, aga räägime ka sellest, et öeldakse, et kriisiaeg on selline võimaluste aeg. Kas sa nõustud sellega? Täiesti. Okei. Kui see on selline võimaluste aeg, siis mis sa arvad, millised ärivaldkonnad muutuvad populaarsemaks ja kuidas muutuvad ka ärimudelid? Kindlasti on oodata teenuste valdkonnast muudatusi. Ilmselgelt igasugused teenused, mis on internetiga seotud, on tõusulainel. Kindlasti kõik need inimesed, kes üldse nagu online valdkonnaga seotud on, hakkavad rohkem tööd tegema, kuna nõudlus kasvab. Kuidas rohkem nagu traditsiooniliste mudelite puhul lood on, eks siis jällegi sõltub pigem kvaliteedist, sest kui kliendil on piiratud raha hulk, siis ta muutub aina kapriissemaks, ehk siis aina nõudlikumaks. Kui varem, kui sinu toode ei olnud nagu 5+, või võib-olla 4+, sul oli võimalus turul püsida, siis kui sinu konkurendil on 5+, siis jääb kahjuks ainult tema ellu, sest nüüd klient valib aina rohkem ja nõuab aina rohkem. Okei, aga mul on siit ka järgmine küsimus, et praegu on hästi populaarseks muutunud selline olukord, kus ettevõtted teevad hästi suuri allahindlusi, et ka 70%, 80%. Et kas see on õige tee, kas see aitab säilitada sellist kliendibaasi või see on selline viimane samm enne surma ja selline tee? Jällegi sõltub sellest, kuidas ettevõttel muidu läks, sest kui ettevõttel oli tõesti lojaalne kliendibaas, oli hea toode, siis kliendid ikkagi ostavad seda toodet, vahet ei ole, et neil endal on vähem raha, aga nad on selles toodes kindel ja lojaalsed. Et need ettevõtted, kellele ei läinud nii hästi, see pigem nagu pikendab agooni, et no toon näide, et minul on hamburgeripuudka, sinul ka porksipuudka, minul on laupäeva hommikul 10 inimest järjekorras, sul on 5. Ja nii on nädalast nädalasse. No ilmselgelt, kui mina langetan hinda, siis minu järjekord ikkagi jääb pikemaks kui sinu oma, ehk siis sinu jaoks on pigem jah, agoonia pikendamine. Okei, aga ütle palun veel mingisugune selline hea nõuanne, mida peaks tegema iga äriühing kriisi ajal, et teada püsida? Et kindlasti vaata, mis konkurendid teevad, sest kui neil on hea idee, lihtsalt kopeeri see ära. See võib-olla ei ole nii väga ilus, aga aitab kindlasti elus püsida. Okei, ehk siis kärbi oma kulusid, vaata, mis teised teevad ja hoia oma kliente. No klientid praegu küll määravad turgu, aga sul ei ole võimalus kliendi käitumist mõjutada. Küll, aga sa saad alati olla parem kui sinu konkurent. Sellisel juhul kliendid tulevad tagasi. Okei, selge, aga see oli siis lühidalt sellest, mida peaks äriühing tegema selleks, et parandada oma finantsolukorda kriisi ajal. Kui teil on täiendavaid küsimusi, siis jätke need kommentaaridesse, pange meile like ja peatse nägemiseni. Aitäh! Aitäh!